Iga 5. venekeelse emakeelega laps kukub põhikooli lõpus B1 taseme eesti keele eksamil läbi. Varem oli neil noortel võimalus edasi liikuda venekeelsetesse kutsekoolidesse, kuid kuna meil viiakse haridus järk-järgult igas õppeastmes üle eesti keelele, on meie kutsekoolid täis noori, kel puudub elementaarne keeleoskus. Gümnaasiumijuhina juba Kohtla-Järvel ma nägin, et seis on väga halb eesti keele oskusega, aga siin on see kontsentreeritult. Et kui me võime öelda, et A1 ja A2 ning nõrgal B1 tasemel on ligi pool õpilaskonnas, kes tuleb meil õppima ja meil on täis eestikeelne õpe, siis no mis õpe see on? Siin tegelikult ju õppimist ei toimu. Eriti nukker on ka see, et me ka täna näeme, et meil käivad õpilased ekskursioonidel majas ja kui me oleme oma majas kokku leppinud, et meie maja keel on eesti keel, me teeme ekskursioone eesti keeles, me tutvustame oma kooli eesti keeles, siis mõnikord võib see päris keeruliseks osutuda, kui ikkagi õpilased päriselt mitte midagi aru ei saa. Tallinnas on olukord veidi parem kui Ida-Virumaal, kus paljud noored ei räägi eesti keelt põhimõtte pärast. Seal on endiselt ka palju koolijuhte, kes hoiavad kinni vene väärtusruumist ning ei ole valmis astuma riiklike muudatustega ühte jalga. Venemaa asub siit samast, kus me praegu asume umbes 250 meetri kaugusel ja need mõjud on ikkagi väga otsesed. Et me armastame oma kooli, me armastame oma õpilasi, aga need hoiakud ja need suundumused, mis on siin juurdunud, on ikkagi põlvkondade kaupa ja vanemate väärtusruum, mis on mõjutanud eriti, mida Narva pool seda rohkem. See plejaad vene koolide juhte, kes on nii Ida-Virumaal kui Tallinnas ja võib-olla kuskil mujal veel Eestis, kes hoiavad seda venekeelset koolikultuuri ja kooli ja keeleruumi ning ei vaevugi tegelikult sisuliselt õpetama eesti keelt. Et see on ajajäänuk, see peab muutuma. Ega oleme ausadki, Narva linnapea käest valitakse, ma usun, et oma südames ta vahetaks need koolijuhid välja 2 nädala jooksul, aga ta lendaks ise oma kohalt 3 nädala jooksul. Agur lisab, et kui Eestis oleks põhiharidus riigistatud, ei oleks täna probleem tõenäoliselt nii suur, sest koolijuhtidel ei oleks võimalik tekki riigiga erinevas suunas vedida. Majandus- ja teeninduskolledž Avara avas sel õppeaastal esimest korda õppekavad ainult eesti keeles. See tähendab, et paljud õpilased jäid ebapiisava keeleoskuse tõttu küll ukse taha, kuid see aitab kaasa suhtumise muutmisele. Salajane relv on muutusteks varuks ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskusel. Kui meil olid varasemalt ka need õppekavad, kus me osaliselt õpetasime vene keeles, siis ka see ootus oli see, et aga miks ma pean õppima seda ainet eesti keeles, et miks ma ei võiks õppida seda ainet vene keeles, sest see on keerukas aine näiteks, siis täna meie esimestel kursustel seda ootust olla ei saa. Kõik nad teavad, et nad on tulnud eestikeelsetele õppekavadele, meie koolikeel on eesti keel, nende õppekeel on eesti keel. Lihtsustatult öeldes mul sai mõõt täis, aga oma meeskonnaga me siis otsustasime, et me teeme kardinaalse muudatuse oma õppekorralduses. Teeme pausi kogu üldainete ja kutseõppele ning õpetame eesti keele selgeks ja seejärel jätkame kutseõppega. Siin ma esitangi üleskutse, vaatan ka kaamerasse, et head eesti keele õpetajad üle Eesti, tulge meile appi. Meil on vaja pooleks aastaks eesti keele õpetajaid, sest me tõstame selle eesti keele jalule, siis läheme edasi. Ja siia sobivad väga hästi ka pensionile suundunud tublid eesti keele õpetajad või ka koolid. Tegelikult iga kool saaks saata kas või ühe õpetaja, ta saab oma kooli sees laenuks. Me ei kaaperda need õpetajaid ära. Alates selle aasta 1. septembrist muutub kohustuslikuks ettevalmistav õpe kõikide 9. klassi õpilaste jaoks, kel on keelelised õpilüngad. Selliseid noori on täna hinnanguliselt 500–600. Ligi pooled või üle poolte põhikooli lõpetajatest ei saa edasi õppida järgmisel õppeastmel, sest B1 on absoluutne miinimum selleks, et üldse eesti keeles saaks õppida. Kuna meil nüüd kehtib õppimiskohustus, et kõik õpilased peavad minema edasi õppima, seni nad on jätnud, põhikooli lõpu oma viimaseks haridustasemeks ja ei olegi edasi läinud või on edasi läinud venekeelsesse kutseharidusse. Täna ei ole ei venekeelset kutseharidust, aga samal ajal on kohustus edasi õppida, siis me oleme teinud otsuse, et nad saavad selle lisaõppe aasta, kus nad valdavalt selle lisaõppe jooksul õpivad eesti keelt. Ma usun, et on õppijaid, kellel on seda lisaaastat vaja, selle jaoks, et nad saaksid keeleliselt hakkama siis oskuste või rakendusliku keskhariduse õppimisel. See ühine vereringe on, et kutseharidus on venekeelne, on toitnud ka seniseid põhikoole, kes on tegutsenud rind kummis venekeelsena, sest et nende väljund on olnud kutseharidus. Aga nüüd on see lõppenud ja see sõnum peab kohale jõudma nendele koolijuhtidele ja koolipidajatele.